Tere taas jalgpallisõbrad, meie siin. Tere õhtust. Tänane koosseis: Sander Ludvig, Sander Teder, Johannes Eimets, Kristjan Kirs ja mina, Anders Veedan. Tere Anders, kuidas läinud on? Töiselt, mõtteainet on olnud palju. Nagu ikka need koondise nädalad tead. Jah, palju kollaseid lipukeisi tuli. Mutsast pihta siis. Keda me siis roastima hakkame esimesena? Kelle otsuseid ja Tõenäoliselt mind. Vaatame liigatabeli üle. Ma arvan, et täna liigatabeliga kaua ei jääks vaatama, sest programm on kõva. Jah, programm on kõva. Et selles mõttes pigem räägiks sealt, mis koondise pausidest tuli välja ja... Korra segan vahele, kas me räägime meie uuest kanalist ka, mis meil olemas on? Kus me jagame siis pro tippe. See on uus kanal uuel platvormil. Uuel platvormil esindatud. TikTok. Mingegi jälgi meid. Link on siin. Nimi on ikka sama, FL Eesti ja jagame nii palju tarkussõnu kui endal vähegi. Type 1. Tederi omad on tasuta, aga kui keegi soovib Marko Tamme või Lauri Vistapa omasid, siis need on juba Patreonis tasulised. Hästi. Hetkel liigatabel selline pärast 3. game weeki. Sander Ludvig viimasel kohal. Vaatame kiirelt üle ka. 145 punkti kokku. 54 punkti said game weeki pealt ja -32 punkti vaatab siit otsa transferite pealt. Kuida nõnda. Siiski peale mees. Mis juhtus? Ehk siis paari sõnaga. Tegelikult puhtalt nii-öelda jällegi see, et esimest hooaega teen kaasa seda fantasy't, siis tegelikult puhtalt omast lollusest nagu tegin need transferid punktide arvelt siis. Punktid kõige tähtsamad ses suhtes, et ma ei tea, kas maksab neid priisata nendega nii palju, et... Kui vaadata, et 10 transferit sai tehtud ja koosseis on selline, siis... Jah. Nii siis nii. Aga mees teeb ise paremini, nii et Velbek ikkagi toodab tal nii siiamaani. Velbek oli muutmatu mees, see mees ei lähe ära. Seda vist ei saa aru viia. Van Bissaka toodi sisse City mänguks. Huvitav valik. Seda ma põhjendasin Sander Tederile ära ka. Seleta teistele ka. Ja siis ma lootsin tõepoolest, et West Ham suudab City vastu clean sheet öelda. Teder, kas olid müüdud sellest ideest? Libeda jutuga rääkis ära. Tõid endale ka. Endale tõid. Et kuna see game week oli sul selge põrumine, siis overall rank on ka ikkagi seal 8 miljoni sees, et Annab ainult paremaks minna. Ainult paremaks, jah. Järgmine on meil Lauri Vistapuu, tegi 2 transferit, 59 punkti. Selline see sats on. Transferit tegi siis Madueke ja Romero tõi sisse Ese ja Kwanza välja. No nüüd Kwanza sai välja viia, aga... Oli Ese mõistlik välja viia või? Ei olnud, sest Ese tõi nüüd punktid. Tõepoolest. Ja kui mäletate eelmistest episoodides, siis mina ütlesin ka, et pigem veel usaldan Eset. Et sest tegelikult esimesed 2 game weeki ta oli nagu kohtlik. Ja nüüd tasus ära ja pluss järgmine game week on tal Leicesteri vastu kodus. Et väga huvitavad transferid ja Kwanza, Kwanza on hea müük, aga ilmselt jäi hilja peale, sest 4,4 maksis ja Romero. Mees magab, mees mõtleb. Magab analüüsi võinud, jah. Tegutseda on vaja. Sul on ka sees. Pole ühtegi muugi teinud. Overall rank 6 miljoni. Aga juhib on kõik on kontrolli all, taktika töötab. Johannes Einmets 52 punkti, overall rank juba hakkab kerkima. Kes? Proovisin seda telefonis muuta, aga see ei tulnud mul välja, nii et ma pean seda arvuti lahti tegema vist, et ma ei saanud aru, mis mul seal probleem on,
et inglise keeles veeni laiendid, et kus seal see probleem tekib, ma ei oska öelda. ai on ikka igal pool on ju. ta ei võtab üle ja teeb omad korrektuurid. Ma saan aru, et kuna ühel mehel on nagu veeni laienditega probleemi, et siis sa tahad tähelepanu tuua sellistele teemadele. ma iga aasta toon kellegi probleemidele tähelepanu. Eelmine aasta oli atsipõll. Sellest on jah teised probleemid, et need tervisehädad ajavad mehi järjest taga, et need otsa ei saa. sealt neid imesid leiab ikka päris mitu. Aga mis muudatused su selleks? No mina näen siin, et Bernardo Silva on sisse toodud või see oli varem või? See on ikka varem juba. See oli eelmine Game Week 2. Et kas samamoodi Madueke on toodud? Madueke toodi nüüd, aga ma olekski enne Bernardost rääkinud, et miks Bernardo, sest Bernardo tegelikult ei ole fantasy mees. No ikka natuke. Okei, ma rohkem ei... Ma seletan ära sulle äkki. Ei ole vaja seletada isegi. Okei. Aga... 7 punkti tegelikult. No jah, okei. See hooaeg on 2 mängust olnud. Vaadates minutes play'd. Okei, no see on siuke Kante Fabinho jutt, ma isegi ei taha kuulda. Aga pigem jah, see Madueke, et Foden toodi sisse 9,5-ga, hoiti 2 game week'i sees ja siis müüdi maha. No eks ta aia taha läks jah, et midagi teha ei ole, et siuke hooaja algus oli rabe ja otsused said valet tehtud hooaja alguses. See selleks. Omad vitsad peksavad ja... See selleks. Aga... Jälle ei tohi rääkida. Ei, tohib ikka. Aga mõtlen, et kui sa tood 9,5 sisse, nagu me eelmine nädal ka rääkisime Altsiga, et kas sellega ei annaks nagu oodata? Fodeniga sa räägid või? Jah. No oli vaja korrektuure teha kiirelt, et siin meetlevad eest ära ei saa. Kas Madueke siis teeb selle vahe tagasi või? No Madueke tegelikult ju seal eelmises mängus, kelle vastu mängisid seal Crystal Palace äkki või? Wolves. Crystal Palace oli jah. Crystal Palace oli, et tegelikult see mees pani, ma ei tea, 2 tap-inni mööselt tegelikult, et oleks võinud tulla küll, aga nagu näete, siis ei tulnud ja... See mäng nagu jah, sellest räägid? Mitte see, kus ta hat-tricku lõi? Ei, sellest mängust ma ei räägi jah, ma räägin nüüd sellest see, kus ta nüüd 4... Jaa, okei. Aga kas sa Chelsea puhul seda ei karda, et seal on nagu nii palju neid ääremängijaid, et ta on ilmselge ju... Rotationist. No ma ei usu, et Madueke rotationist seal on kahjuks. No, me ajame neid Wolvesi punkte ikka taga, eks ole. Just, et... Minust kõik on nagu, tegelikult ei ole hullu midagi hetkel veel, et... Ei, hullu ei ole. Kõik otsime ja proovime leida need õiged koostused, õiged mehed üles, et... Marko Tammel jõuvis lõpuks tuli mingid punktid. Esega Marko vist isegi ütles ka, et ta muidu oleks Ese välja viinud, aga usaldas minu seda juttu ja hoidis sees ja tuli kasuks. Mõtleme Marko kohta väga hea game week. Marko kohta. Mis pingutas? Vissa kapten, see oli päris julge. Ta on alati julge olnud meil. Aga no Southampton kodus ka. Gambler nagu ta meil on elukutseline. Ja, üks transfer ka. Vissa tõigi Solonkeid vastu sisse ja edukalt. Sümpaatne meeskond. Mees ütles, et ta pidi see nädal sükse transferi tegema, mis pidi meid värisema panema. Vaatame, mis see on veel, et me veel ei tea, mis see on. Nii, järgmine on meil... Kommenteerige alla, mis see olla võiks. Järgmine on meil Veiko Maidla. 68 punkti, overall rank 2,1 miljonit, päris sümpaatne. Keskvälja oli nõrk. Eelmine gaming. Kui te panete tähele, nüüd hakkab see 2 liigat on, et nüüd lõppesid ära, kelle Haalandit ei ole ja nüüd hakkavad mehed, kelle Haaland on, et Veiko on esimene. Jah. Ma läks natuke aega, et aru saada, mis öelda, seda ka nüüd sain aru. Jah. Smith-Rowe tuli Ese vastu sisse, no jälle... Smith-Rowe muidugi ei ole halb, aga ilmselge turumine sellega. See game week, kui me räägime nagu... Ta on niigi jah, 2 Fulhami meest on sellistada, et... Jah. Huvitav valik jah. Aga kui sul Haaland satsis on, siis peadki selliseid valikuid tegema nagu... Ei pea. Ikka. Tegelikult ei pea, sest kui me jõuame siin Atsi ja minu satsini, siis
ja kohe näha on ju. see on kohe näha. Nii, Kirs esimeses gameweek'is saati väga okei sats, transfereid tuli 1, Welbeck sisse, Solanke välja. Miks Welbeck, miks mitte Joa? natuke erineda ja siis teine loogika oli tegelikult see, et kui ma vaatasin, kuidas nende peatreener Welbeckist rääkis, siis mulle tundus, et see Welbeck on tema jaoks nagu suhteliselt tiimi usaldusisik. Ja kui ma vaatasin ühte nende mängu ka, siis mulle tundus, et ta on nagu Joao Pedrost ohtlikum. Okay. Ja selle pinnalt siis. Kuule, aga vaadates ka siis jah, Kirsi satsis on samuti 2 Fulhami mängijat, nii et minu kinnituseks. Ja. Aga kuigi Kirsil ei ole Haalandit tegelikult kui vaadata praegu, nii et Moonist usaldanud kõvasti esimeses gameweek'is saati vist. No gameweek'id on head. Ma sihtisin lihtsalt, et oleks ka mul 8 ründajat potentsiaalselt, keda vaja ja Muniisi mängud olid tegelikult selles mõttes siiamaani. Et lihtsalt pole tootnud ja ütleme nii, ta need statsid on veits nagu kummalised, et tal on päris palju lööke peale, aga tegelikult ühe mängu ajal ta pani juba mingi 4 nurgalööki peaga kuhugi üle värava, et need ei olnud isegi mingid tegelikult ohtlikud, aga millegipärast paljud räägivad, et lööb palju peale, aga tegelikult need pole väga ohtlikud. Aga ütleme niimoodi, et see Muniis on küsimuskohta, ka sellega ma nüüd tegelen. Okay. Nii, järgmine on minu sats, overall rank alla 1 miljoni, tegin 1 transferi. Oih, need on nüüd. Mis sul täpsemalt see overall rank on? Ma tõin 8, 7, 3, 6, 9, 1. Okei, sest et meil on 8 punkti vahe ja meie rankide vahe on 400 000. Et see on päris ulme tegelikult, kui tihe hetkel see tabel on. Siin iga punkt aega. Ma tõin Pedro sisse, minul ainuke see nõrkkoht oli Gibbs White, Mikolenko oli ka. Aga muidu oli igati hea gameweek. Mis ma nagu joonis, mis ma märkan ikkagi see, et võib-olla natuke nagu Brightonist mööda vaadatud meie liigas, et väga neid Brightoni mehi nagu väga palju ei ole toodud. Mitoomas näiteks on üldse mööda vaadatud, et kõigest teda. No minul oli Mitoomas. No pigem ma arvan, et miks see võib nii olla, on eelmise aasta Brightoni see viimane pool hooaega oli ju ikkagi kehv neil. Nüüd uue peatreeneriga on need praegu on väga hästi. Evertoni vastu võõrsil, Manchester kodus kotti pandud ja Arsenaliga oli ka riigimänge. Samas selle hooaja hinnastamine on ju nii tehtud, et sul on nii palju valikut sinna keskväljale näiteks. Aga miks mitte, mitte oma siuke hea olla. Nii, Anders, overall rank. Palju minul oli? Sul oli mingi 800 000. Ja sul on poole rohkem. Ei olnud 400 000. Sa oled 430 000. No, ma mõtlesingi, et 400 000. Normaalne. Aga 8 punkti on veel. Et see ongi nagu müstika tõesti. Mina edu sisse sain sinu pealt oligi keskväli. Ütleme nii, Dias ja Ese. Hetkel see nädal nagu ei toodnud. Eks mul on see murekoht see Nkunku seal. Ja tema on nagu tõsine mure hea, et ta nagu veel hinnasele langenud. Aga eks sinna on mõeldud, mis asendus tuua. Hetkel ei ole välja mõelnud. Ütlen ausalt, ei ole veel see nädal vahetust teinud ka. Et praegu algusest peale pannud oma kindlate esialgsete otsustega. Aga nüüd on vaja nagu juba mingid otsusid teha, sest sats hakkab lagunema igast otsas. Aga veel 11 peab välja, ütleme nii. Aga keskväli on nõrk ja äkki annab seal mingisugused vangerdused teha. Jah, liigatabel meil on selline, siis esikolmik on päris tihe rebimine, aga alles 3 gameweeki läinud, et samamoodi Sander Ludvig võib kohe siit veel tuhast tõusta. Vaataks pressikonverentsid üle, et pärast koondise pause nüüd on päris palju juhtunud, et mis plaanid nagu homseks meestel on. Need võtmekohad, et päris palju räägiti, on küsimusi Arsenalil. Jaa. Et seal on Odegaard on väljas. Declan Rice on suspended ja
uus mees, kes meil ei ole mänginud, ta on ka muidugi vigastatud. Merino on ka vigastatud jah, et huvitav oli see, et Odegaardil tundub päris raske vigastus olevat. No mitte nagu nii raske, et ma ei taha pool aega on läbi, aga ikkagi siuke, et ta jätaks. Ja, aga kui vaadata tänast pressikonverentsi, siis Arteta oli maru positiivne, ütles, et 48 tunniga nii paljugi juhtuda, et võib-olla on ta saadaval. Äkki ta sai Pepi käest need kontaktid seal Barcelonas, et imeärstid teevad korda mehe, mis teab. Jah, või aga meil siin üks kohalik jalgpalliklubi peatreener või kes ta on, omanik isegi, ütles, et vilistas ühte mängu ja siis käi superkuuti, hüppeliiges oli pahupidi ja lasi nii kaua külma peale, kui jalg oli tuim ja vilistas selle mängu lõpuni teise poole. Et kui Odegaard on väljas suure tõenäosusega, no suht kindlalt, Rice on suspended, Merina vigastus, et siis ilmselt, mis seal juhtuda võib, on Toomas Jorginhoga, eks keskväljal. Mis nagu on ka ühest küljest väga kahtlane, et nii kaks kaitsvat meest panna sinna taha, et seda loovust ei ole väga palju. No aga sul ei ole ju kedagi muud panna. Eks seal on mongerduse variant, et Ukraina eest mängib ka alumist poolkaitset Tšetšenko, aga ma arvan, et see on liiga riskantne valik, sest kaitses ta ei ole piisavalt distsiplineeritud, et pigem ma arvan, ta läheb kaitsvamalt jah peale, et Parti ja Jorginho on nagu loogiline valik. Aga pigem, mis mulle nagu, kuidas ta selle lahendab ära, et kes sinna 10 peale mängima panna, et Havertz on mänginud on ju 10 peal varasemalt ja Trossard ka. Jah, aga pigem et Jesus on ju valikus. Jesus on vigastatud ju. Ei, ta räägitakse ta võib-olla tagasi, et ma kujutan ette ise, et Trossard võib alustada tipus ja Havertz pigem 10 peal, et see tundub kõige loogilisem, kuigi ka variant on see, et meil on nagu Sterling. Ja, vaat Sterlingini ma tahtsingi jõuda, et võib-olla on isegi see. Eks seda ole näha, mis vormis ta tegelikult on ja kas teda nagu usaldatakse siukseks suureks mänguks kohe. Põhikoosseisu. Suur mäng, kellega Arsenal mängib. Tottenham Võrsil. Jah. Liverpoolil on tulnud Harvey Elliott, on nüüd vigastatud ja Kiesaga on siis selles mõttes ootused suured. Arne ütleb, et on nagu hästi treeningutel alustanud. Et 3-4 korda on teinud trenni kaasa ja noh, ilmselt ta pingile veel ei saa. Ja Gravenberg on nagu väga hea soos, peaks olema. Liverpoolil nagu midagi hullu koondise pausile ei juhtunud. Newcastle'iga on nii palju, et keskväljal siis Bruno Guimaraes. Jah, see sama. Jah, tema, et Eddie Howe siis loodab, et ta on okei, aga midagi seal siis veel on. Callum Wilson teeb tööd, et tagasi tulla, aga vist on natuke graafikust maas nii-öelda vormi saavutamiseks. Emil Kraft, keskkaitse, temal on nüüd probleem, et Newcastle'i kaitseliinis on nüüd ju Kraft on vigastatud, Botman ja Lascelles. Et seal just keskkaitsetega on seal palju probleeme. Schär on nüüd tagasi. Ja Schäri hind on ju langenud. Et see võib olla jah huvitav. Siis Tonali vist hakkab saama uuesti mängu, tal oli vist mängukeeld päris pikalt või? Tonali selle ennustamise pärast või ma eksin? Oli? Aga Itaaliast ta nüüd mängis. Et nüüd ta peaks saama. Jah, et siis ta peaks saama ju Newcastle'ist ka. Et ta vist on läbi. Jah, et Tonali keskväljal annab kindlasti juurde. Et siis uuesti vaadata nende äärte peale, et seal on ohtlikud ääred küll. Aga City uudised, üks suur uudis on muidugi Haaland,
kelle isa sõber suri ära, aga kuuldavasti olid väga head sõbrad Haalandi ise ka. Et trennis Haaland oli, talle anti küll lahkumise luba, aga Guardiola täna ütles, et vaatavad homme, mis seisus Haaland on, kas ta mängib. Haalandit, see mees on robot, kui palju seal animatsioonideks kohta on, et pigem tänutäheks ta paneb ühe hat-tricki jälle. Või noh, võib-olla see on ka, et see on ju tavaline tööpäev, et pigem paneb 5. Pigem ise kipun seda arvama, et mängib. Et pigem ma arvan ka, mängib. Kiiris ka rääkis siin, et eelmine aasta oli see või? Et kui Haalandil vanaema suri ära, siis ka ei olnud nagu probleemi edasi mängida. Aga ei tea, noh, mõned asjad on tähtsamad kui jalgpall. Et eks homme näis. Aga minu tiimis ta selles mõttes saab. Välja ei transferi veel. Välja ei transferi. Ma muudaks tiimi ümber. Saab sisse. Aga koondise pausilt siis sai Ake sai vigastada. See annab omakorda võib-olla kindlust juurde Rico Lewise omanikele. Võib-olla seal nagu teda jätta, kuigi nad ei mängi samas kohas. Et ikkagi Walker on ja Stones on need, kes võiksid Ricot nagu välja vahetada. Aga kuna Aket ei ole, siis võib-olla Stones läheb uuesti sinna keskkaitse kohale. Et pigem annab kindlust juurde Lewise omanikele. Rodrigul oli siin Ake, aga ta otsustas Semedo hoopis välja transferida. Et jäi Akele kindlaks veel see gameweek. Ake oli mul draftis siiski. No draftisime samas. Seda küll. Siis Rodri ja Foden on nüüd, nendega on hästi, teevad trenni ja on heas seisus. Rodrit vist isegi kaasatakse nädalavahetusel. Et see keskväljale kindlasti kõva jõud annab juurde. Fodenit ei tea, kas alustab, aga pingile vist saab. Ja Peep ütles ise ka, et kurat küll jälle koondise pausil Ake. Kogu aeg. Chelsea'l tuli nüüd Jadon Sancho sinna. Mareska on väga rahul temaga. Vigastustest on nüüd mõlemad parem äärekaitsjad väljas Bournemouthi vastu. Reece James ja Gusto, mõlemad väljas. Mareska täna ütles, et Gustot ei kaasa. Ehk siis Chelsea'l on ka head mängud tulemas ja ilmselt võtab selle parem äärekaitse koha Disasi. Aga nüüd küsimus on selles, mis on Chelsea jaoks nagu head mängud, sest et see on selline, kes üks nädal võib panna City vastu 3-0 ära ja järgmine nädal saab kellegi teise käest 4-3 jälle. Tottenhami pressikonverents on selles mõttes oli ka täna huvitav, et nemad ju mängivad nüüd kodus Arsenali vastu ja nad teavad väga hästi, mis seisus Arsenal pärast seda koondise pausi on. Et lähevad sinna suure tuhhiga, et Van de Veeni kohti öelda, et temaga on hästi. Treenis kaasa terve aeg ja Solanke tegi nüüd nädala lõppu tegi kaasa trenne ja homme on neil ka treening veel laupäeval siis ja ilmselt on nad saadaval mõlemad pühapäevaks. Et praegu on ainukesed mängijad Richarlison ja Lancashire, kes vajavad taastusravi. Ma ütleme nii, et Tottenham meie elus on Arsenal 2 aastat võita ja kui lugeda nüüd seda, kuidas nad suhtuvad sellesse mängu, siis see on ka siukene, et ei tundu, et neil nagu just nii palju lootust ka on või et nüüd ongi, et nagu leppinud kuidagi oma seisuga, et nüüd nad ei arva enam jälle, et nad suur klubi on oma koha leidnud. See on minu isiklik arvamus. Arsenali fänni. Neutraalne siuke. Aston Villaga Emery rääkis, et Watkins koondisega ära ei käinud, et tema sai treeningutel olla,
ja progressiivselt siis on järjest paremaks läinud ja suure tõenäosusega on homme, laupäeval, pühapäeval, Aston Villal. Laupäeval vist oli neil, et laupäeval peaks olema saadaval, tal oli mingi väike vigastus, aga nüüd on küsimus, et noh, ta ei ole ju esimesed 3 game week'i nagu hästi esinenud, et Emery ise ütleb ka, et neil on nüüd Turaniga see võitlus, et kumb siis selleks põhiründajaks saab või siis mängivad mõlemad, aga et see on pigem hea, et siuke väike konkurss seal klubi sees on, aga Watkins on uuesti saadaval. Ja Konsa, mis Konsaga oli, keegi aitab välja, vist ei ole saadaval, et nüüd on ju Aston Villal, mul on üles kirjutatud, seal on ka kaitsetega probleeme, Matty Cash on tagasi, Mings on väljas ja keegi oli veel, ehk siis noh, Aston Villal jälle on need 4,5-sed millised kaitsed olemas, et ja head game'id tulemas, et oleks ka nagu mida targetida. Ja rohkem midagi huvitavat, midagi meile huvitavat pressikonverentsidel väga välja ei tulnud. Aga keda järgmisteks 1, 2, 4, 5 game week'iks nagu targetida? Mis on teie ideed? No kindlasti Liverpoolist, kas siis Luis Diaz, Diego Jota või Salah kindlasti on vaja targetida kindlasti, mis ma ise ka tegin, oli Diego Jota ja Luis Diaz on siis mul keskväljal olemas. Mõlemad mehed ka. Mõlemad mehes jah, et see fixture'id on lihtsalt nii head minu arust, et julged soovitada, et tabel appa? Ma julgen küll jah. Jah, 4. game week Nottingham kodus ja 5. Bournemouth ja kindlasti Liverpoolis kaitselin ka on nagu hea julge võtta esimesed 3 game week'i kõik clean sheet'id. Tekib küsimus endid, kust nende meeste jaoks raha saada, kes see kallid meestest elab. Küll meil on omad viisid. Alandi meestel võib tõesti olla kitsas. Kas teile antakse laenu kuskilt, rääkige mulle ka. Järgmiseks game week'iks on ka City, väga hea game week, aga City'le halbu game week'e on nagu üldse suht vähe. Aga koduväljakul on City on teistsugune loom natuke. 2 aastat vist ei ole kodus kaotanud. Midagi siukest. Brentford oligi viimane nüüd, kellele nad tegelikult kodus kaotasid. No samas siis tuleb ju, nüüd on Brentford, aga siis on Arsenal ja Newcastle. Jah, 5-6 on keerulisemad, aga Arsenaliga kodus vist on hästi väravate vähene mäng olnud. No viimane hooaeg Arsenal läks nagu võõrsil liigi peale mängima ja mis saadi nagu ka kätte, et Arsenal oskab nüüd, Haalandina ta on osanud vähemalt lukku panna nüüd viimasel ajal. Et selles mõttes, ma ei tea, City puhul ei pea vaatama kelle vastu, kui on nagu rasked mängud, ei pea vaatama kelle vastu mängivad, kui on kodumäng, siis City kodus on nagu pigem peab City puhul vaatama seda, et kes on mängib. Jah. Et see, kes on nagu ära lööb nüüd, suurtes mängudes me teame, hooaja teises pooles on Gundogan, aga kes on nagu hooaja esimeses pool on, mõni mees arvas, et see on Bernardo Silva. Siis 2 head game week'i tuleb Crystal Palace'is, kes nüüd eset nagu on hoidnud, siis Leicester kodus järgmine on väga hea, soosib eset ja Manchester Unitedi vastu ka kodus, 5 game week, miks mitte sealt ei saaks penalt panna Onana selja taha. Ma vaatan, et Leicesteril ka siin mitte kõige halvem graafik, et võib-olla Jamie Vardy tuua. Nii palju kui sellel mehele Red Bulli jätkub, siis tasub võtta. Samas, kes plaanib Game Week 6 wildcardi või lihtsalt kellel on transfer üle, siis Brightoni 2 järgmist kodus Ipswich ja Nottingham Forest. Ja see on väga head jah, et seal targetida Mitoma, Minteh,
Pedro Welbeck ja ka väravat ja kaitselin samamoodi, sest see hooaeg on jah, Brighton kaitses ka ikkagi taga puhta ainult suht ju. hea sets on. Tasub võtta, et kui nad hakkavad siin panema siukse hooga, panevad jõulude välja. aga neil on täpselt see 2 mängu ja siis tegelikult tuleb peale Chelsea, Tottenham, Newcastle. Pigem olekski siuke lühiajaline projekt jah, nende meestega. et praegu on ju see, et müüakse Isak ja Saka ja vastu tuleb Salah ja Pedro või? No Isak on siukene, kellest loobutakse jah. Isaki vaatasin, et siuke alates 8. gameweekist hakkab siuke hea jooks tulema jälle, et noh, Isakiga mina nagu näen sama, mis eelmine aasta, et võõrsil mängudel ta väga ei tee, et ja koduväljakul ta alati midagi toob. aga kui me paneme niimoodi, et see tegelikult vahetada. samas mõelda see, et Newcastle mängib praegu Wolverhamptoniga, siis Wolverhamptonil tuleb igalt poolt tuppa, et kellel on Isak, siis nagu jah, kui sa tahad salaat sisse tuua ja selleks raha teha, siis on võib-olla okei. Aga iseenesest nagu mul on praegu Isak ja siis ma mõtlen just nii, et kui paljud viivad teda ära. Samas tal on okei mänguvoor, et võib-olla see on just hea koht, kus ma saan nagu hoida ja eristada, et jah, see risk on see, et tal hind võib langeda, aga samas nagu kui ta punkte toob, siis ta toob odava hinnaga kui punkte. me vaatame teda, siis ta omab ikka 42,1%, sealhulgas mina ka ikkagi. Aga ma arvan, et Isaki viivad paljud need ära, kes tahavad Haalandit tuua. Et kui me vaatame Haalandil alguses oli 50%, nüüd tema omavus on üle 60% mängijatel. Ehk siis päris paljud on pidanud lööma oma tiimid sassi. Ja kuna Isak on siukene tavaliselt kallimatest ründajatest, siis tema peab nagu ohverdama. ja praegu on see popp, et tahetakse mõlemad, Haalandi kui ka Salaad. Järgmiseks Chelsea'l on head rohelised gameweekid, 2 järgmist on küll võõrsil, aga selles mõttes, kui Chelsea'st kedagi targetida, siis ka võõrsil mängudel, siis see on ilmselgelt Palmer. Et 6-7 on Brighton ja Nottingham kodus. Ja võib-olla Nicholas Jackson ka, kes on kaitseliini ilmselgelt seal ei hakka ju keegi võtma. Pigem ei käpi. Et pigem siukseid stabiilseid jah. Villa on ka siuke, kelle me ei võib tuua julgelt, ma arvan, et Villal järgmised 3 on ikka väga head jah. 2 esimest on kodus ka. Ja, just võrsil. Rodgers on sees veel 2-2-2. Ja nüüd kui Emery väidab, et Watkins ka tuleb ja teeb, siis võib-olla Watkinsi poole ka vaadata või siis Turan. Seda on ebareaalne mõelda, et Rodgers on nagu ei ole ühte nagu punkte toonud või midagi resultatiivselt teinud, aga ta hind on tõusnud. Et nii palju usutakse meesse. Et mulle tundub, et see on täpselt siukene lõks, mis on varasematel hooaegadel ese olnud. Ja ma arvan, et on pigem lihtsalt see, et ta on niivõrd odav, et sa võtad ta enam-vähem endal sinna 5. või 1. pingivennaks ja siis kui ta toodab, siis ta toodab, aga kui ei tooda, siis absoluutselt. Teda on atraktiivne jälgida. Arvutisõnul on Ipswichil kõige lihtsamad gameweekid tulemas, et Delap sisse tuua äkki kellelgi. saab odava satsi kokku panna. Ludvig, miinuseid äkki tuua juurde. Ma Manu kohta tahaks ka öelda, et järgmine gameweek neil eeldatavalt peaks tulema nagu suhteliselt lihtne. Aga Manu puhul vaata ei tea. Ma Manu fännina lihtsalt ütlen nii. Siis ta gameweek tuleb. Manu võõrsil on kõik keeruline. Aga seda küll jah. Southamptonil on nüüd väravasaar on Ramsdale, et ja tegelikult nagu me võime ju Ipswichi kohta ka öelda, et neile lüüakse puur täis, aga kui me vaatame nende esimest 3 gameweeki, siis sealt ei olekski nagu midagi muud oodata olnud ja. Et Ipswichi pealt me küll, ma arvan, ei saa nagu midagi öelda, milleks nad see hooaeg nagu võimelised on. Sest neil oli City, Liverpool ja Fulham, jah. Et Fulhami vastu sümpaatne 1-1 ja ega Liverpooli vastu ka nüüd 0-2 ei ole kole siis. Jah, Kwanza võeti välja, meil siis on hakkama. Aga ma arvan, et need on need põhitransfer targetid järgmiseks gameweekiks. Aga
minu suur küsimus rahvale. Kas esimese 3 gameweekiga keel pehme kas Guardiol on väärt 6 miljonit? Ma rohkem midagi ei maini. Esimese 3 gameweekiga. Kas ta on oma hinda praegu väärt? Mis ta teinud on, palju ta mänguaega on olnud? On ta kõik mängud lõpuni mänginud või? Jah. Mis ta tootnud meil on? Midagi väga. 0 clean sheet'i. Minu teada, kuna ta ei ole nende 3 gameweeki jooksul ei ole saanud mitte ükski gameweek nagu palju punkte. No Chelsea vastu avamängul 7. Mina arvan, et ta ei ole väärt seda 6 miljonit. Chelsea vastu oli clean sheet, jah? Ütleme nii, et 3 mängu põhjal 1 clean sheet 6 miljonini mängija. Kaitses ootaks võib-olla rohkem. Mina võtsin ta see hooaeg lihtsalt sellepärast, et eelmine hooaeg ma jäin selle mehe pärast võidust ilma, kuna ma ei toonud teda ja panin järjest 2-kohalisi punktisummasid. Et mul lihtsalt oli hirm temast ilma jääda. Aga seda ma teadsin, et City väga palju nagu clean sheet ei hoia, et nad võidavadki 4-1 või 5-1 kohal. Kuskil lasen mingi prohmaka sisse, aga ma arvan, et tal neid ründepotentsiaali on ikkagi. Nii et ma usun, et võib-olla esimesed 3 gameweeki ei õigustanud ära, aga kui ta mul olemas on, siis ma teda minema ei viiks. Okay. Ma usun ka sama, et näidates, mis potentsiaalid eelmine aasta lõpp siis City satsis näitas, et kindlasti potentsiaal on väga kõva ja lihtsalt ei ole õnne olnud siin esimesed gameweekid, et aga 6 miljonit ei ole nii suur raha, et ma arvan, et ma ei saa aru, aga mehed räägivad raha nii palju. Miks ma nagu tõingi just tema esile ja esimesed 3 gameweeki ja ilmselt ka 4-5, siis miks minu arust ta ka ei ole 6 miljonit praegu väärt. Võib-olla hooaja lõpupoole juba hakkab olema, sest tema see roll on ju hetkel praegu hoopis teine, mis oli enne hooaeg lõpus. Võt see ongi see, et ma ei ole neid mänge tegelikult jälginud, näinud, vaadanud. Jah, et nii kaua, kuni Kirs esimesel gameweekil ka rääkis sellest, et nii kaua, kuni Volker on pingil, siis tegelikult Guardioli kasutatakse kaitsemalt. Ja kui sa võtad 6 miljonit, siis sul on ju selle asemel tuua Saliba, Gabriel, Van Dijk, Robertson. Robertson on tegelikult üks väga hea valik, mida me ei ole maininud üldse hetkel. Et sellepärast ma uuringi nagu, et kas tema või... Vaata siin tulebki see mängu, et ma olen see mees, kes ei ole see hooaeg peale Arsenali mängude midagi vaadanud. Ma ei ole jälginud, mul ei ole seda silmtesti olnud, ma ei tea taktikalisi valikuid. Ma tean, mõned mehed meil on rohkem olnud aega, et analüüsida ja jälgida. Ja seda paremat pilti. Investeerinud siin. Kindlasti neid alternatiive on mitmeid, aga eks ta lõpuks on suhteliselt Lotto ikkagi, kes nüüd siin alguses nagu neid rohkem punkte toob. Ja samas ju see Liverpool, et kui uue peatreeneriga, et kui sujuv see nii-öelda hooaja algus oli, et praegu on lihtsalt see, et tegelikult nad on Ipswich, aga nad on nagu kohati ikkagi nagu väga kindlalt mängu näidanud, mida võib-olla ei oleks oodanud hooaja alguses kohe nii head klappi, et tüübid saavad aru, mis treener neid nõuab ja platsilt sellega nii-öelda ellu viivad. No samas sats on nagu pikalt iseenesest ju koos olnud, et täiendustega oli nii nagu oli. Aga jätke oma ideed meile kommentaarides ja mis teie Guardiolist arvate. Aga ma testiks teie jalgpalliteadmisi. Huvitaval teil, et võtke igaüks endale siit üks tahvel. Üks on küll. Võtke endale marker. Roosa. Nii. Lilla ja roosa mul siin kõrval. Sponsorid lähevad. Ekvelt võib-olla tuleb üks kiri. Esimene ülesanne. Pange siis oma tahvlile kirja. Kes on see mängija? Kõlega mul see pole kirja. See on esimene sokid. Sokid, rott ei olnud ega. Nägid sealt kus see jalgpalli teadmisi kontrollib? Kirjutage oma tahvlile. Ma väga ei näe seda. Kas ma, oota, kõik teised näevad ja kus ma kirjutan? Ei tohi näidata, jah?
okei, mõelge natuke ja siis ma hakkan sekundid lugema ja siis selleks ajaks peab olema, siis korraga näitate. nii mul vaadus. ma ei usu, et see nii lihtsalt läheb, aga ma vajan selle mängi. 5, 4, 3, kuule, mul pole see 2, 1, siis sa ütled. Ja stopp, näidake oma vastuseid. Sokrates, Haaland, Bernardo Silva ja sina. Savi, ma ei tea. Sokrates on kõige lähemal. Sokratis. Sokrates oli C-ga. Aga Sokratis see Arsenali keskkaitse, kes on, ehk siis Sokratis. Jummel. See anna punkti mulle siis. No see, loeme ära. Nii, ma annan sulle uue markeri. Ludvigi seal vist midagi arvu pani suvaliselt. ei pannud. Mis mõttes mulle või? Ei, Kirsi. Mis su mõttekäik oli, Ludvig? Ei, ma nagu mõtlesin, et sinised sokid. Siis rott ja tee. ja siis tee 2D seda Nii, suurt kannu. järgmine. Meile nahkhiir, potas ja silm. Ma ei oska ta nime kirjutada, aga ma tean, kes see on. Ma tean, mis ta kirjutab. Ei, ma hakkan siis sekundid lugema. 5, 4, 3, 2, 1. Ja näitame vastuseid. Otman. See on see Chelsea mängija, mis iganes, ma ei oska ta nime kirjutada. Batshumishi või mis ta on, Batshumishi. Sinult ma oleks oodanud, et ütled õige. ma ei jõudnud. Aga ütle. No ma, Ette korra. mina oleks pannud Batshuachi. Ma tean. No see sa... ja sina? Savi. Batshuai. Batshuai, just tahtsin öelda. Seda mõtlesid Jah. kohe? Aga ma ei oska kirjutada. Jah, Batshuai oli jah. Jah. Ja sina ütlesid? Ma ei tea tegelikult. Okei, ehk siis punkt Ludvigule ja Andersile. Silmees mul oli ta, aga õige kirjaga on nii nagu kool jäi varakult pooleli, andke andeks. See on keeruline. Ma ei tea. Kohe? Kas need on kõik Premi mängijad muidu või? Ei. Mis siis on ka jalg? Teine on ka jalg või? See keskmine. Mis see teine? Mis see on? Retired or Active. active. Aga ei ole Premier League. Kotsa, ei mis. see viimane laev või mis on? Laev või praam? 5, 4, Ma ei tea seda. 3, 2, 1. Aeg, näitame. Piiroja, Messi, Suarez. Pane midagi. Ei olnud midagi. Klankib ainult. Tony Kroos. Tony Kroos. Et see on põld siin. Mul oli chipi peal. Mul Messi oli sellepärast, et tal on ju jalg tehtud mingi kuld selleks vaata ja nüüd ta mängib USAs, et laevaga läks ära. Kaugel ookeani taga. Nii, järgmine. Selle võiksid kõik ära saada. See on siin mõelda. Kohe saad. Noh, vaatasid või? Ja Annes viilasid. Mis asja, ma ei saa küll aru sellest. Tarvin Juunias. Ja see Nuru koilib. Pedro. 5, 4, 3, 2, 1. Näitame. Maguire. Voh! Mis Antman? Ma ei Grealish, aga... Antoine Griezmann.
kus me kõik peaks teadma? Antoine Griezmann. Alguse kõik perekonnanimed, mida järsku eesnimed ka. Sul on kõik nimedega sealt, ma mõtlesin, et see on see Maguire, vaata see mingi aasta seal suvepuhkusel Kreekas mingi jamaga hakkama. Lõpeta ära. See veel ütles, et vaatasid maha. Viimane pilt nägi nagu Maguire välja ka. Nii, punkte loeti ise jah? Ma võitsin vist. 2. Sai sulle 2. Nii. Kus see 2 sai? Batshuayi ja Antoine Griezmann. Batshuayiesse küll issa. Ennal on siuke football knowledge. Nii, nüüd tuleb küsimus. Nii. Vaata sina. Peab üles kirjutama vastuse. Ja vastuse. 25% selle mängija löödud väravatest on olnud goal of the season. Goal of the season. Goal of the season. 25% löödud väravatest. See aasta või? Ei. Karjäär või? Jah, karjäär. Kas see on ainuke vihje, mis me saame? Jah. Active player. Sest et neid ei ole palju, kes kaks. English or Spanish? Sest et. Holy shit. Okei, ta peab olema tuli üks nimi kohe vahetada. Ta peab olema suht vähe väravaid löönud järelikult. Jah. Sest et 25% tema väravatest on olnud goal of the season. No nii olemas. Olemas ka. Isegi 2 mängijat on õiget. Okay. Et teie valikuvõimalused just. Kohe võrdsus. Jep. See on päris keeruline. Ma ei tea, siis on. Premi mängija või? On mänginud Premis. No äkki on õige. Mõlemad on Premis mänginud. Ära ütle. Ütle enam. 5, 4, 3, 2, 1 ja näitame vastuseid. Tarmo Kink. Kompani, Tarmo Kink, Kompani ja Thierry Tuli Henry, mitu väravat ta löönud on? 228 Arsenali eest. Nii, võtta sellest 25%. See on 70. 70 väravat on goal of the season. Vastus on Jack Wilshere. Ta on löönud 4 väravat ja 1 oli goal of the season. Aga kas teine mees oli? Enciso. Mis siis see Wilshere nii vähe väravaid löönud? On meil Kirsiga. Need on nagu Premi väravad siis. Ma mõtlesin, et ju. Ei pruugi. Sest on ikkagi Champions League'is ja kuskil mingit. Võibolla oli Premis siis. Võibolla oli siis Prem. Okei, see oli päris. Aga. Kes teine? Enciso. See Brightonis mängis eelmine aasta. Selle peale ei oleks tulnud. Ega Wilshere'i peale ka ei oleks tulnud. Jesus Christ. Nii, järgmine küsimus. Kes, okei, ma ütlen need nimed. Cristiano Ronaldo, Ronaldo Nazario, Zidane, Kaka, David Beckham, Neymar, Iniesta, Pape, Messi. Kes on nende mängijatega koos mänginud? Kordan. Iniesta oli viimane või? Ei, Messi oli viimane. Tahab oodata. CR7, Nii. Ronaldo Nazario, Zidane, Kaka, Beckham, Neymar, Iniesta, Mbappe ja Messi. Üks mängija, kes on kõikide nende meestega koos mänginud. Okei. Kaks meest on. Kas see on nipiga või? See on päris lihtne isegi. See on päris lihtne isegi. Ei ole saanud veel kuri. Oota, kes need nimed olid? CR7, R9, Zidane, Kaka, Beckham, Neymar, Iniesta, Pape ja Messi. Pape. Okei, nemad on olnud mingi. 5, 4, 3, 2, 1 jah. 1. Aeg.
ma panin 2 kirja. Beckham oli valikus. ma võtan Ibra ära, ma ei usu Ibrasse, ma võtan Ramos sealt. Okay. Kas ta on R9-ga? Ma muutan oma vastust siis. Mis see Chelsea kaitse oli? See vana Brasiilia? Thiago Silva. Okei. Sergio Ramos on õige vastus. Okay. Ibra on hea valik, jah. No mõtlesin Cavani või Ibra, aga kuna Ramos R9-ga mängis? Ta mängiski noorena. Tegelikult, okei. Järgmine küsimus. Kes on ainus meeskond, keda Brasiilia pole kunagi suutnud võita? Nad on 4 korda mänginud. 1-1 jäi viiki, siis kaotasid 2-4. Kaotasid uuesti, siis kaotasid 1-2 ja siis jäi 1-1 viiki jälle. 1-1, 1-2, 2-4 ja 1-1. 4 korda mängid ja mitte kordagi pole võitnud. Asutasid skoorikad. Jah, 1-1, 1-2, 2-4 ja 1-1. Millal viimati mängisid? Ei ütle. See teadis. 2002. Ei, mängisid viimati või? Jah. Ei, seda ma ei tea. Mis see 2002 oli? Ai, 2002 on vale. Aga see viimane skoor jäi sellel aastal. Okei, ma võin öelda 2006. Oli, kus nad viimati mängisid? Jah. Ja ma võin teised aastaarvud ka öelda. 88, 97, 98 ja 2006. No need on MM-id. 97, 98. Noh, üks. Kes sellel ajal oli MM-il? Sest nad Brasiilia ei ole kunagi teda võitnud. Nagu see oli maani. Ei julge vist enam mängida. Mis see kõige esimene aasta oli? 88. Ega see ka aimus ka. Kas ta mingi naljakas riik võib ka? Läti. Ei, Läti vist ei ole. Läti ei ole. Inglismaa. Paneme Šveitsi. Ütleme Šveitsi, jah. Austria. Uus-Makedoo. Ta on mingi Lõuna-Saksa, ma ei mingi konksuga küsima. Madagaskar. Kurat. Anna veel mõelda natuke, ära ütle veel. Lõuna-Aafrika Vabariik. Anna natuke aega. Võtame sinna Aafrika poole ka natuke, aga seal ka Senegal ja. Praegu mõtlen Aasiasse praegu. Anna mõni vihje. 1-1, 2-4, 1-1. Teame nagu. Mis ma annan? Kas Eesti on mänginud nendega? Eesti on Brasiiliaga mänginud. Ei. Sellega, jaa, ikka oleme mänginud. Osa ikka või? See on suur vihje. On meil õnnestunud nende vastu mõni mäng viigipunkt või võidumäng ka saada? Pigem mitte. Okei, siis ma välistame ühe meeskonna. Ma olen oma algsel juhul kindlaks, kõik vihjed viitavad ikka sellele, mis ma algselt panin. Aga see võib ka vale olla. 5, 4, 3, 2, 1. No see ei ole, aga ma panen. Aeg. Itaalia. Kamer. Tere, see on Euroopa riik. Sa oled kõige lähemal. Norra. Kurat, ma arvasin, et kuskil Skandinaavias seda. Seda küll oleks. Ma arvasin ikkagi mingisugune suur riik. No see vana alati. Nad ikka rohkem mänginud oma vahel, ma arvan, kui. Ma ikka ei tea, Itaaliaga võib-olla nad ei ole nii palju mänginud. Järgmine küsimus. Mis meeskonnal on starting 11 kõige kõrgem keskmine vanus? Praegu. Premis. 12 meeskonnast siis. Starting 11. Keskmine vanus kõige kõrgem. Chelsea'l on 40. Ei, starting 11. Selle hooajal siis olnud, jah? Okay. Oskad sa seda vanust ka enda? Ei oska paraku. Ei oska, jah. Kas ei aitaks ka väga? Ma ei tea, meeskondadest keeris.
Norwich City. Teemu Pukki. Teemu vana küll. Okei, lihtsalt. Kirjas panin kirja ka. Lähme siis taimeri juurde. 5, 4, 3, 2, 1 ja näitame Leicester, Ipswich, Southampton. Paraku ei ole ükski õige vastus. Bournemouth või? Everton. Ma arvasin tegelikult. Seal on ju need vanad koos. Evertonis on vanad kalad. Mardi tuli ainukesena meelde 37 aastane. Mõtlesin jumal igast Evertoni peale. Võtnud seda vastutust. Pause. Võtnud seda vastutust. Nii. Järgnevaks palun moodustada paarid. Liverpool. No teeme Liverpool ja Liverpool versus Island. Rest of the world. Jah. Istuge kõrvuti siis. Vahetage kood ära. Vahetan meie elus. Siin peab kindel võitma. Kas sa meie vahel ei taha olla kohtunikuna või? Meie julatu siis. Äkki lähevad asjad pingeliseks. Nii. Trips, traps, trull. Tead, kes UEFA kumb alustab? Nii, Rest of the World alustab. Esimene väljak on selline. Nii, võt, trips, traps, trull. Trips, traps, trull. Miks siin siuksed asjad? Mis mõttes? Trips, traps, trull. Et sa... Mängijad pead ütlema. Nagu... Nagu Manu ja Real Madrid. Jah. Okei. Ei pea olema geenius, et sellest aru saada. No nüüd... Meie alustame siis. Teie alustate, jah? Esimese peame selle ära ütlema, jah? Ära ütle. Ei, üks, nagu trips, traps, trull, te peate kolm järjest saama. Ja, okei. Alustan, ütlen David Beckham. Ütle mulle, kuhu ma panen ka selle. Üle, mis vasakusse nurkast. Ütle, palun Real Madrid ja Manchester United, et vaatajad ka aru saaksid. No, absoluutselt. Ronaldo oleks ka sinna sobinud. Oi. Nii, teil on see kinni. Ära tee siis mängi. Kuhu panete? Noh, me saame ju... Aga kus me selle lükkame? Sa tead võidu valemit või? No neid valemeid on mitu, jah. Ei, ma räägin Ludviguga. Ma meeskonna sisene arutlus. Selle märgi, et meil oleks saanud. Seda... Kas World Cupi märk on siis tähendab... Kes on maailma meisteks tundem? Kas see keskel tead? 5, 4. Kas tead, kes keskel? 3, 2. Zidane. Kuhu? Maailmameister ja Real Madrid. Hästi. Palun ütleme... Aga me ei saaks lugema, et me ju läks äremusti siis. Ma hakkasin mõtlema, kuhu panna või nagu millist seda... Alguses pead mõtlema nime, siis pead mõtlema, kuhu panna ka. Enne mõtled, kuhu paned. Ei, see oligi taktika, aga tegelikult lõpuks oli see, et pidi lihtsalt kõige lihtsama minima, mitte selle, kuhu tahad. Pigem küll, jah. Võiks minna seda takut. Ei tule meelde. Kindel, et see mängi ei olnud. Kas see... Täitsa kohad. Kalstuse Rei Manu mängid tead või? Kalstuse Reis läks praegu päris palju eelmine aeg. Ei tea, mõnda Manu. See on üleüldse, jah, muidu. Teaksite, seda on jälle. Jah. Võin öelda? Teie kord, jah. Manu ja Galatasaray. Manu ja Galatasaray. Fred. Ei ole Fred. Ei ole, vabandust. Kule juba öeldi ära. Teie kord. Kuidas? Kurat, siis sa tead. Ehk siis on kus... Kas see on majandus? Juventus Galatasaray tead või? Viis. Kas Manu ja Galatasaray võib öelda ka peatreeneri? Ei. 3. Ei tea, Juventus Galatasaray või? 1. Ütleme siis Beckhami. Või tähendab selle Ronaldo. Kuhu? Sinna keskele. Sinna vasakule.
Real Madrid ja Juventus. Juventus ja Real Madrid. no nii ütle. No sa lõid järevuse sisse, kui sa oled tugev. sa ei tea, kes sinna keskele võiks mul on minna. üks asja. mõtle, kes on Juventus. Pirlo ei ole, kes on läinud Itaaliast läinud, kes seal Galatasaray on nii raske. kes seal Galatasaray's mänginud on üldse? mingi ründaja kindlasti. kes see on, ma ei tea ju neid Türgi klubisid. aga mingi lihtsam peab siis. kes City's mõnus mängis, kes ründaja oli? Viis. 4. aga meil on 3. nii palju mõtteid nagu 1. Rodri, City ja maailmameister. aga noh, keegi on vaja Galatasaray saada pihta niikuinii. Rodri on Euroopa meister. jah, noh, pane. juba hakkas panema. aga City ja maailmameistrikud on vaja. jah. ma tean. noh, lihtne ju. 5. City ja maailmameister me võtame Gündogan. kas on? 2014. kas oli Saksamaa koondises? ikka oli. äkki oli? pigem oli. 2014 kindlasti. noh, nüüd vähemalt on. meil ei ole ringi või? Tanel tegi ringi. sa panid, sa tegid mingi. vaatajad ei näe ringi muideks. sa tegid mingi naljaka jooksu. maailmameister ja Galatasaray. kellegil on vaja Galatasaray pihta saada muidu. maailmameister, Türata liiga ei olnud ju seal. ma mõtlen ikka, ma ei tea. tead kedagi või? on see pakkumist? no ma tean, aga mul ta ei olnud maailmameister, noh. täitsa kindlalt. kes? see vist meile. ta ei olnud. Holland ei ole tulnud jah. aga kas ta Juventuses mängis või? ta oli Interis ainult või? oli ta Juventuses ka või? ei, Interis oli minu arust. 5. okei, maailmameister ja Galatasaray. ja me ütleme siukse mängija nagu. ma ei tea, kumb ta neist oli nüüd. Fernando Torres ei mänginud seal onju. kas oli Özil? 2. vale. nüüd pean mõtlema, kes on maailmameistriks tulnud, mis riigid. Argentiina, kas Argentiina see on? türa ühtegi Galatasaray mängijat ei tea, panen siukest väitsi. miks te ei proovinud lihtsalt seda asja rääkida? aga meil on vaja keegi midagi, vaja seal Galatasaray's saada, muidu me ei saa üldse. Te saate siit niimoodi ka võita ju. meie ei saa ju. Teie ei saa, nemad. ja siis Juventus ja City. tean nende satside mängijaid ju. tead kedagi või? mul on mõtteid olnud, aga nagu selles mõttes noh, mul on ikkagi ette läinud, et ei lähe. noh, ma olen kõik. 5. 4. 3. 2. 1. aeg. Buffon. ei ole. ei ole. põhimõtteliselt teie taku võiks olla võtta see ära ja siis kumb saab. ma tean jah. aga City ja Manu ju ei ole raske. aga ütle siis. ma võin öelda. Manu, City, Carlos Tevez. ma küsisin 10 korda, kes see ründaja oli. no minult või? ei, ta küsis minult ja kui nüüd on meelde. no nii, no põhimõtteliselt kumb enne Galatasaray saab, see võidab. võime huupi pakkuda. võite huupi pakkuda avatud pakkumine. jah. oota, pakkusid just. Garnacho. Te võite, ei, nüüd on avatud pakkumine. kumb enne saab? meie, aga kordamööda peaks. ei, kumb enne ütleb, kumb enne saab? Fred. öeldi juba, ei ole kõige. no see. ütleme nimega, Kai. Haljaga ta oli Chelsea's. aga ta mängis Galatasaray kõige. ja. kes veel?
Manust ütelegi vastanud, kui pigem Manust lähed sinna. Ma annan teile mõlemale 20 sekundit aega, kui ei tule, siis ei võitnud keegi. David De Gea. Ei ole. Mis sealt tuli? Sturridge. Ütle mõni Manu mängija, aga ma vaatan. Onana. Casemiro. Garnacho. Kes seal nüüd veel on? Anthony. See on mingi vana mängija, praegu ei ole keegi, aga ma ei tea. Fellini. Rooney. 5. Oota, nüüd 4, on asemel. 3, 2, 1. Ibra. Oisi. Aeg. Paraku selle mängu ei võitnud mitte kumbki. No. Nii. Järgmine. Kas soovite paarilisi vahetada? Olete rahul oma paarilisega? Väga hästi. Ma paarili on natuke pingas. Teeme kivipaberkärid jälle. Kumb alustab? Nüüd saab Liverpool alustada. Nii. See on lihtsam. Ma ei tea. Under 23. Nagu praegu siis. Jah. Okei. Ülemängijad võivad veel, kõik praegu. Ei, ainult see rida. Okei. Liverpool alustab. mis see rida? Nagu under 23, seal peab olema praegu aktiivne mängija. Okei. Aga Hispaania ja Chelsea Torres. Nii. Aga sa keskmist ei tea või? Ei, Portugal ja Dortmund. Ei. Okei, paneme siis, millise võtame, kas võtame Barcelona ja under 23 või? No võta. Jamal. Võtame Barcelona ja Hispaania Pedri. Kas sa tead Hispaania ja Dortmund või? Tead mõnda sealt või? Kas ma võin küsida under 23, et üleüldiselt alla 23 aastal lihtsalt? Jah. Et võib olla ka 16. Et võib ka 16 olla. Ei tea või? Ühtegi mängijad Hispaaniast. Väravaid on sakslased veel. Kas Bartra enda Dortmundis? Võib-olla 5, 4, 3. Hispaania ja Dortmund Bartra. See keskkaitse. Jaa. Ei, Chelsea ja U23. Caicedo ei ole. Kes asi? Caicedo. On ta nii noor või? Kes see? Poolik noh. See. Caicedo ei ole. On. Vaata üle. Ta on minu arvates vähemalt, kui nad Liverpooliga heitlesid, ta lepib. Ta ei ole üldse portugallane minu arust. Ei, mõtlesin. Ei, ta U23. Ei, aga 22 on ta jah. Te olite ring jah? Jaa. Okei, Portugal ja Chelsea. Ütleme nii. See on see Salah. Pane aeg käima. Portugal ja Chelsea. Joao Felix. Meil on nüüd vaja Dortmundi ja Portugal. Jesus. Vale vastus. Aga neil on nagu nii kõige juba. No kui nad võtavad selle ära, siis kumb saab selle? Tead sa seda kesklinna? Ta ikkagi on rasked on need kesklinna. 5, 4, 3, 2, 1. Aeg. Bernardo Silva. Kus? Seal Portugal ja Borussia Dortmund. Vale. Tuleb sul Portugal, Dortmund?
mõtle, kes on mänginud on vahepeal. Ma ei ole neid mängijaid üldse vaatanud. No, ma võin öelda Portugali Barca. Selle teeme varuks praegu, mõtleme natukene. Äkki nemad võtavad ära selle, siis teeme läbi. Elshar. Mina võtaks pigem selle ära teen, siis saab selle enne. Ei, no jaa, aga kui me võtame kohe tolle ära, siis on. Aga teil saab aeg otsa. No, sa ei ole veel 5, 4. Sa võtad täiesti, ütle sinna siis. Okei, Andre Gomes oli Barcas. Ma oleks Deco veel. Portugalist. Ja Joao Felix ka. Ja Benzema. Nii, mõtle nüüd, pane aju tööle sõbraken. No kumb saab, teeme avatud pakkumise. Kumb enne ütleb? Kas praegu mõni aktiivne mängija on ka või? Ei ole. See on jälle mingi kolm mängijat ja siis 90-ndatest. Kas sa tead üldse, et me peaks teadma kedagi? Mina teadsin peast seda. Peast lausa? Kes FIFA't on mänginud, teavad. No jah, see football knowledge tulebki. Kevin Arme ka omal ajal mänginud. Kevin Arme võib-olla vaatab seda, et tervitused. Tervitused sõbrakesele, et kui tahad külaliseks tulla jutustama, siis sa ei ole oodatud. Ei ole, aga viimase 10 aasta jooksul on ta kindlasti on see positsiooni oskad öelda. Vasak äärekaitse. Cancelo. Vasak äärekaitse. Ma tahtsin pakkuda teda, aga ta ei olnud. Roberto Carlos. Kas tuleb? Oot, anna korra. Anna siis muid vihjeid. On hea vihje. Eesnimi peaks olema Rafael. Leao. Nadal. Ma võin eksida. See vist ei andnud mul midagi. Või ei tea, me oleme ei tule, siis jälle oleme ilma võitjata. Järgmisega siis peab võitjale tulema Guerrero. Ja Under 23 Dortmund, keegi? Sancho. Hetkel ei tea. Tol ajal mängis 23, oli 23 aasta. Ja ta peab praegu olema. Praegu. oli ka kunagi. Oota, kuna Haaland üldse on? Praegustest mängijatest on näiteks Adeyemi ja Reina. Aga kes sinna keskele oleks läinud? Guerrero. Jaa. Rafael ta küll. Nii, kas olete võistkonnakaaslastega rahul? No oleme. Ei ole. Oleks kummalisi, et ma arvan, et oleks kuidagi moodi võitud teist moodi. Väga hästi on. Nii ja viimane. Tahad teha kivipapar käärida? Oih. Luts. See läheb vist jälle viikima kõrda. No tee. Kellega ma teen? Kirsiga või? Ma teen kirsiga. Need pani hiljem ikka kaotas. Ei pannud jah. Pani Liverpool. Kas ma hiljem panin? Lähegas täiega, video kõrdas. Kuule, meie mees cheatis uus ja. Nad lulitagi saakidele uuesti. Vahetame tiimid ära. Video korduselt on tõepoolest näed Lusvik. Tegi tohki. Aga kuule, Bayern ja Portugal Cancelo. Jah. Kolumbia on ta keskel või? Jah. Tead Bayern Kolumbiat või? Ma tean Columbia Atletico. Tahad sa öelda teda? Jah. Ütle siis. Columbia Atletico Falcao. Jah. Chelsea, Inter ja Lukaku. Lukaka. Chelsea, ütleme Chelsea ja Atletico ja ütleme Fernando Torres. X. Nii ja Oot. Anna meile ka korra. Atletico ja Portugal on Joao Felix.
2 tükki. Pead ära blokkima nüüd. No miks ma oleks pidanud ise ju sinna panema, kuidas ma nii halva otsuse tegin? No siis oleks Portugal ja Inter või? Aeg. Ei ole mingit aega. See mitte see väravavaht meil on kaitsemängija mõni. Seal Interis on nii palju mängida Portugali. Kes Portugali? 5 4 ma ei tea. 3 ei tule. 2 1 Aeg. Liverpool. Me pakume Portugal ja Inter ja see Leao või noh, see Portugali see Leao see... Paluks selget hääldust. See, kes mängis praegu AC Milanis mängib ta. Ütleme Inter. Hea pakkumine. Inter Milan. Kolumbia ja kas Alexis Sanchez oli Kolumbiast või? nii. Ta oli Tšiili jah. Ütle mulle kõva häälega Portugali mängijaid. Cristiano Ronaldo. Sa oled Portugali fänn? Danilo Pereira. Ei ole. ei ole. Kes veel? Võtame vastust. 5 Deco. 4 See kuhu? Portugal Inter. Vale vastus. Liverpool. Räägi. Tegele mänguga. No siis paneme Pepe proovime. Mis on Inter ja Portugal. Aga keerake enda kasuks see ruut. Pange siia ära. Ei siia see. Me ei tea ju. Siis teil on see ja see kasutada. Me ei tea ju. Paned nii raskeid tippe sinna. Me ei tea Kolumbia mängijaid ja. No selle võiks ikka ära öelda. No muidugi, absoluutselt võiks küll aga teoorias võiks. absoluutselt. Tead mõnda Bayerni Kolumbia mängijat. Ütle Kolumbia mängijat. Sossi. no üks oli Atleti ja Kolumbia oli Falcao. Seda me saime. Siis Juhmarditega ma mängin seda. 4 3 Ole rahulik seal. meil juba ammu aeg 5 4 3 2 1 Aeg. ma ei tea, me pakume suvalt praegu Kolumbia ja Inter Ugarte. Ugarte on Uruguay. Ja ega ta vist Interis ka ei mänginud. Lihtsalt suvaline nimi praegu. Hea pakkumine. Hea pakkumine. Kuule, me ikkagi avasime enne. Vähemalt te vastate. Okei, avatud pakkumised. Kolumbia Inter Milito. ei olnud. See oli Liito. Argentiina oli Milito. No nüüd sa tead küll. Ütle mulle mõni õige siis kui avatud pakkumine on ühelt pool teile ka. oota. Otu. Kuule. mingisugune Pereira äkki kuskil. äkki oli Inter ja Kolumbia Jackson Martinez. ei olnud. Ta vist ei mänginud Interis. okei. siis küll. Kolumbiast on raudselt mingi ründaja veel jah. Mingil positsioonil on veel üks kuulus mees. Kolumbias on. Bayern ja Kolumbia James Rodriguez. Jaa, James Rodriguez.
Ames. See rinnalt ja latist sisse tuli. No nii, võtame selle Interi ja Columbia ära. No ütle. Võtame kuidagi selle ära. Ütle. teil on Portugal Inter ka. Mõlemal on Portugal Inter. Jah. Jah. Portugal Inter. See on ka. Portugal Inter, okei, Portugal Inter. Tänapäeva jalgpallis. Rui Patricio või? Jah. Tänapäeva jalgpallis oleks Columbia Inter lihtsam. Ma ei tea Portugali mängijad, ma ei sellist võtsi nii nagu vaatama. Fabio Vira. Inter ja Portugal ja Figo. Luis Figo, õige. Mängis Interis Oli jah. Tera tuli. Kuidas sa ei tea, kurat? Portugali fänn. Häbi olgu sinu meeskonnad kõik nende pealt saama. Mina ei ole süüdi. Aga õnnitleme võitjaid. Ei õnnitle. Sa pead. Soe higine käe kuulda. Kurat, kell oli. Ma nagu, ei kusjuures ma mõtlesin Figo peale, korraks mõtlesin mingil hetkel, ma olen jumala kindel, et te olete Interis mänginud. Meil oli avatud kaardid. See on puusalt pidanud panema ennast. Nojah, läks seekord nii jälle. Nädalavahetuslikud. Koju minema õppima Wikipedia lahti. Aga selleks korraks kõik. Aitäh võõrustajale, stuudio on ilus. Et kui keegi soovib mu sponsori logo siia seinale, siis sein on endiselt hall. Seal on mingisugune ämblik käinud, et See on sääsk. või sääsk mahub siia ilusti ära. Tšaa, sinu logo. Tšaa. Vaatajad näevad seda praegu. Absoluutselt väga kena. Siin täpselt see logo. Vaatajaid on meil juba 10, subscribereid 3, isegi oma inimesed ei subscribe. Aga ütleme, et tõusvas joones on. Jah, jälgige ka meie TikToki kasutajad. Seal proovime tihedamalt postitada uudiseid. Nippe. Transfer Pro tipid. Ja kasutage meie nõuandeid ja aitäh Ludvigule chipside eest. Olid maitsvad. Jah, Ludvigot võib-olla üks lõpusõna. Olge ikka mõnusad. Järgmise korrani. Jah.